Tere taas Karini kohvijuttude lainele. Urmas ja Karin siin. Tere ka minu poolt. Varjutused on kohe käes või jah, juba ongi siin. Räägime siis täna, ma saan aru, kuuvarjutusest. Just, sest et täna on meil 13. märts, aasta on 2025 ja varjutus koputab uksele. No jah, põhimõtteliselt selleks ajaks, kui te seda kuulete, on varjutus juba kätte jõudnud. Just, paras aeg. Aga sa oled seda varjutust siin uurinud ühe ja teise külje alt, et mis need varjutused üldse tähendavad, et miks me nendest nii väga räägime? Et see on see midagi haruldast või on see midagi olulist või on see kõike kokku? No kuuvarjutus on selline oluline seis, toimub siis, kui maa on täpselt päikese ja kuu vahel nii-öelda. Ja see varjab siis selle kuu valguse ära. Siis ongi kuuvarjutus. Siis on tuled kustus, jah? Et kuu ei saa enam valgust. Aga jah, selles mõttes need on alati olulised hetked, kui sellised on nii-öelda üks planeet teist hakkab varjutama. Et seekord siis Neitsi kalad kuuvarjutus meil aset leiab. Et me rääkisime vist sellest juba ka kuu ülevaates, aga sul on ilmselt midagi veel sinna juurde lisada. Ma saan aru, et sa oled päris põhjalikku töö teinud, et ma annan sõna sulle kohe. No kuuvarjutus alati mõjutab meid isiklikul tasandil ka ja poliitiliselt ja kõike mõjutab loodust aga eriti siis, kui meil on endal sünnikaardil siis mingid olulised punktid puudutatud, ehk siis kas isiklikud sünnikaardi planeedid või siis ka teljed, ehk siis majatipud. Ja eriti, kui ta puudutab teie päikest, kuud, ascendenti, need on siis kõige olulisemad, aga üldse kõik planeedid siis, kui on puudutatud, siis see varjutus puudutab teid eriliselt. Ja kuna kuu on meil ju seotud meie emotsioonidega, meie harjumustega ja minevikuga, siis võib see kuu varjutus kaasa tuua selliseid sündmuseid, mis võib muuta meie elu, meie karjääri, meie enesetunnet, meie tervist. Et ta paljastab siis nii-öelda emotsionaalseid mustreid, mis aitab meil aru saada meie varasematest kogemustest läbi võib-olla uue vaate, uue perspektiivi. Ja väga tihti näitab see ka mingisuguse tsükli lõppu ja millegi uue algust. Toob siis selliseid olukordi, mis sunnib meid tegema olulisi otsuseid. Et tihtilugu on näha ka selliseid väga saatuslikke pöördeid ja saatuslikke olukordi, olulisi elusündmuseid võib tuua. Ja peale seda me hakkame liikuma üldse täiesti uue suuna poole. Ja toob esile ka teemasid, mis on olnud varjul, ka siis meie alateadvuses või ja annab siis läbi selle võimaluse meil neid lahendada ja siis edasi liikuda. Ja, isiklikult on ta ilmselt üsna oluline jälgida, et me saame alati ajast tagasi ka minna, kui on piisavalt juba elatud, et vaadata neid eelmiseid varjutusi, et mis siis juhtus, aga kui nüüd seda päris täpselt ei tea või ei oska seoseid luua, et nagu sa ütlesid, et kui ta tuleb kuu või päikse peale või ascendendile või üldse telgedele, et kuidas sellega siis selle energiaga toime tulla, et kuidas me neid märke näeme või see tuleb lihtsalt ootamatult mingi teema? No jaa, selles mõttes, et ta toob midagi sellist välja, mis on olnud varjul, mis on olnud pimeduses, et kui me kuuvarjutus on ju täiskuu, et kui me vaatame taevasse, siis justkui täiskuu ajal pannakse tuli põlema ja me hakkame oma elu nägema palju selgemalt. Et seda, mida me ennem ei näinud, siis kui toas on vähe valgust, siis me lihtsalt ei näe teatud asju. Kus pannakse tuli põlema, siis me hakkame paremini nägema. Nii on ka meie eludes. Küünlavalgel on
natuke varjul asjad, aga kui ta paned laelambi põlema, siis hakkad nägema, jah? Just. No midagi sellist, jah. No võib-olla, et aga mis see meile siis nagu see kalade energia või siis neitsi energia tegelikult, siis kuu tuleb neitsis ja päike on kalades, eks ole, need on vastasmärkis. Et mida see meile siis tähendab? No ma natuke sellest kuu kokkuvõttes ka rääkisin, aga käime need asjad üle, et siin tuleb leida tasakaal selle praktilisuse ja nii-öelda vaimsuse vahel või et igapäevaste kohustuste ja unistuste vahel. Detailide ja suure pildi vahel, sellepärast et neitsi ongi meil praktilisus ja kalad on meil vaimsus ja nii edasi. Et kui päike on meil kalades, siis kalad on meil ju unistused ja loovus ja intuitsioon ja et pigem selline tundeline ja võib-olla natuke selline ebamäärane. Tema rohkem tunnetab, kui et analüüsib, aga kuu on meil neitsis ja see on meil siis just seesama analüüs, kord, tervis, kohustused, detailid. Et selline praktiline ja süsteemne märk on see neitsi meil ja tema eelistab just sellist ratsionaalsust emotsioonidele. Et tuleb siis nende kahe vahel leida mingisugune tasakaal. No sa mainisid tervist, et see neitsi teema ilmselt toob paljudele esile selle tervise mure ka, sõltub muidugi, kui palju ta isiklikku kaarti puudutab, aga siiski tõenäoliselt on palju sellist tervise teemat ka üleval. Jah, üleüldse on palju tervise teemat, et mida iganes see siis tähendab, et sellest me rääkisime ka kuu kokkuvõttes, et seda tervisega tegelemist ja seda tuleb palju. Mitte ainult isiklikult ja üleüldse. Ja siin ongi, et kui me oleme nüüd liiga palju nii-öelda kohustustega tegelenud, rutiiniga tegelenud, mis see neitsi on, või me oleme liiga palju nii-öelda unistanud või laiali valgunud, mis on kalad, et seal tuleb siis korrektuure teha. Ehk siis me peame hakkama hindama, kas meie elus on piisavalt tasakaalus nii puhkamine kui töötamine. Ja jah, et kuna neitsi on tervis ja keha eest hoolitsemine, kalad on vaimne tervis muuseas ja emotsionaalne seisund, siis tuleb sellega tegeleda. Tuleb oma elustiili võib-olla muuta, tervise mingisuguseid rutiine muuta. Ehk siis, kui me oleme liiga palju töötanud ja kohustustega tegelenud, siis võib-olla me vajame rohkem lõõgastust ja vaimset puhkust. Ja siis tuleb sellega tegelema hakata, meid pannakse lihtsalt sellistesse olukordadesse, kus me ei saa enam sellest mööda vaadata. Jaa, seda kindlasti, et selles mõttes ta nõuab seda võib-olla rutiini ja muud sellist ka, eks ole, et tuleb endale mingisugune kava luua, kui seda ei ole siiamaani teinud ja vaadata, kus ja millal ja mida teha, eks ole, et oleks töö ja vaba aeg kooskõlas. Aga seda ei ole alati lihtne teha. Või kuidas sulle tundub? Ja ma ei kommenteeri. No näed, meie siin õhtu kell 12:30 teeme teile salvestust, et nii ta on. Jaa, et eks siis kalad ja neitsi on ju tegelikult teistede inimese hoolitsemise märgid. Nii et võib-olla me tunneme, et me peame leidma parema tasakaalu näiteks teiste eest hoolitsemise ja enda vajaduste vahel. Ehk siis, kui me oleme kogu aeg teiste vajadustega tegelenud ja enda omad oleme unanusse jätnud, siis see varjutus võib tuua olukordi, kus on aeg kehtestada piirid. Ja kui me oleme liiga enesekesksed olnud, siis see võib tuua olukordi, kus me peame pöörama rohkem tähelepanu teiste aitamisele. Kõik sõltub sellest, mis olukorras me oleme. No igaüks saab ise ennast muidugi võib-olla analüüsida ja hinnata oma olukorda, aga oluline on muidugi siis jälgida seda seost oma sünnikaardiga. Et kui te teate oma sünniaega, siis saate selle kaardi ju üsna lihtsasti ka teha, kas või meie kodulehel. Aga mis seisud seal võib-olla siis
on märkimisväärsed, et me peame vaatama, et see varjutus tuleb meil ju 24 kraadi, eks ole. Ma võtan selle varjutuse kaardi ka siia. Et 23 kraadi, 56 minutit, et need punktid on siis eriti olulised, kui teil on kaardis midagi seal selles kraadis. Just. Et võib-olla või olulisem on vaja, oleks siis vaadata seda maja. Kui te teate oma sünnikellaega, siis te teate, millisesse majja tuleb teil varjutus. Ja loomulikult ka planeete, et millises majas, milliste planeetidega on ühendatud. Ehk siis, kui tulebki teil olulise punkti pea, et ascendent on teil näiteks esimese maja tipp on siis 23 või 24 kraadi Neitsis või MC 10. maja tipp siis on seal, siis on ta kindlasti väga oluline see järgnev pool aasta. Ja on oodata mingeid väga olulisi sündmuseid. Ja kui ta tuleb teil lihtsalt mingisugusesse sünnikaardi majja, kus ei ole planeete, nagu me siin näeme sellel kaardil praegu, et esimene maja on tühi, seal ei ole planeete ja 4. maja on tühi ja 7. maja on tühi ja 8. maja, 9. maja, et kui nüüd varjutus teie enda sünnikaardil tuleb sellisesse nii-öelda tühja majja, kus planeete ei ole, et siis võib-olla te ei tunneta nii tugevalt seda mõju, teil ei ole nii olulisi sündmuseid, see varjutus ei too midagi nii päevakorda, et see võib olla selline kaudsem ja tuleb näiteks läbi mingisuguste väliste sündmuste või hoopis teiste inimeste elude läbi. No jah, et meie kaart ei räägi alati mitte ainult meie enda elust, vaid ka meie lähedastest ja meid ümbritsevatest inimestest. Et selles mõttes võib-olla ongi siin asjakohane siis välja tuua need maja tähendused veel korra kiirelt, et meelde tuletada siis, kuhu majja ta tuleb, et millised teemad siis võivad olla teie elus. Ja, et kui tulebki esimesse majja, kui teil ongi see Neitsi ascendent ehk siis esimese maja tipp, siis on väga isiklik. Uued algused, võib-olla tervisemuutused, välimuse muutused. Teise majja siis tegelete rohkem raha, väärtushinnangutega, enesehinnanguga. Kolmandasse majja siis suhtlemise, õppimisega, lühireisidega, õdede-vendadega. 4. majja siis perekodu ja võib-olla ka emotsioonidega tuleb rohkem tegeleda ja 5. majja siis tegelete loovusega, armueluga, lastega, eneseväljendusega ja 6. majas taas tervist, tööharjumused, igapäevane rutiin. 7. majas on meil suhted, partnerlus, abielu. 8. majas on väga suured transformatsioonid, sügavad sellised võib-olla psühholoogilised protsessid, jagatud ressursid, ehk siis ühisvaraga tegelemine näiteks, laenudega tegelemine. 9. majas on meil kõrgharidus, maailmavaade ja sellised pikemad reisid. 10. majas loomulikult karjäär, staatus, avalik elu, ehk siis see on jälle ülioluline punkt. 10. maja on alati väga oluline, toob kaasa suuri olulisi isiklikke muudatusi. Ja 11. maja siis sotsiaalsed suhted, tulevikku, mingisugused visioonid, sõpruskond võib muutuda näiteks, aga ka ettevõttes saadud tulu on 11. maja. Et taaskord siis rahalised muutused. Ja 12. maja on seotud meil alateadvusega, saladustega ja selliste võib-olla vaimsete teemadega. No jah, selles mõttes, eks nad niimoodi jagunevad, et aga jah, 1. ja 10. maja on siis alati need, mida me siis telgedele vaatame, et need on alati kõige olulisema seosega, eks ole. Ja rahamajadest siis on muidugi 2., 5., 8., 11. Ja kui ta puudutabki siis teie päikest või kuud teie sünnikaardil, siis loomulikult puudutavad siis sündmused teie isiklikku elu, teie elusuunda, teie tervist, teie identiteeti. Merkuuri puhul siis võib-olla uued ideed, suhtlemine, õppimine, reisimine, aga ka emaga seotud tõsised probleemid võivad olla näiteks Merkuuriga. Ja Veenuse puhul siis ikka suhted, raha, väärtushinnangud. Marsi puhul motivatsioon, tegevus, konflikti võib näidata, jällegi tervisega hästi seotud ja töömuutuseid tihtilugu toob. Jupiteriga seotult varjutus siis on võib-olla tekib rohkem võimalusi,
saate laieneda, avarduda, on rohkem optimismi ja Saturni puhul siis pigem selliseid kohustusi, piiranguid, küpsust, sellist stabiilsust parimal juhul. Ja Uraani, Neptuuni või Pluutoga seotult siis ikkagi sellised sügavamad transformatsioonid, ootamatud sündmused ja võib-olla Neptuuni puhul siis selliseid spirituaalseid teemasid võib tuua. Just. Ja kui nüüd varjutusi nagu vaadata, et see on ka omasugune tsüklilisus, nagu ma ütlesin, et me saame ajast tagasi vaadata, et millal ja mis teemad võib-olla see varjutus uuesti esile toob, eks ole, et mis siis varem on olnud. Et kuidas see tsüklilisus käib, et seal on päris mitu erinevat lähenemist? No, varjutused korduvad ligikaudu iga 18 aasta tagant. Ja siis tasubki vaadata, mis seal 18 aastat tagasi võis toimuda, siis kui samasugune varjutus oli. Ja siis on ta samas kraadis, samas märgis, ehk siis tuleb samasuguse koha peale, nagu ta praegu tuleb teie sünnikaardil, puudutab sama maja, samasid planeete, et kõik on selles mõttes samasugune. Loomulikult teil on mingid muud aspektid ja need päris kõik, kogu pilt ei ole täpselt samasugune, aga see varjutus on samasugune. Ja siis on ka 9 aastat tagasi ja 4,5 aastat tagasi. Et vaatasin järgi, seekordne varjutus oli täpselt samas kohas 2006 aasta 15 märts. Et kui te mõtlete sinna aega tagasi, millega te tegelesite, mis teemad tulid üles just siis tegelikult poole aasta jooksul, see on pikk protsess, et sageli kõik ei juhtu kohe nüüd ja praegu, vaid et järgneva poole aasta jooksul. Ja mõnikord võivad olla olulised sündmused juba varem, näiteks 1 kuni 2 isegi, enne varjutust, mis on seotud siis teie varjutusega, varjutuspunkti asukohaga. Et see ei ole päris selline päevapealt sündmuseid toov, kuigi jah, tihtilugu ta toob kui varjutuse päeval mingisuguseid olulisi sündmuseid, aga mitte alati. Jah, võib juhtuda küll, et vahest on ta päris täpselt, aga siis, kui see tuli põlema pannakse nii-öelda, nii et kohe tuleb midagi välja, aga siiski jah, need mõjud on päris pikaajalised. Et varjutuste puhul me ei vaata sellist lühiajalist tsüklilisust nagu kuufaasidega. Aga me saame prognoosida ka nende varjutustega erinevaid sündmuseid ju iseenesest, et see on ju selle asja mõte, et me võib-olla natuke näeme ka ju ette, mis tulla võib. Ja päris kindlasti tuleks seda prognoosimeetodis ka kasutada, et seal on erinevaid võimalusi ja saab ka sellise nii-öelda maailmasündmuseid ju prognoosida. Et need võivad viidata siis väga olulistele muutustele ala valitsustes, majanduses, üldse globaalsetes sündmustes ja ka looduses, et vahel on need varjutused seotud tormide või maavärinate või muude selliste üleujutustega näiteks või midagi sellist. Ja loomulikult võib siis tuua ka selliseid mingisuguseid rahutusi, sotsiaalseid liikumisi. See ongi see põhjus, miks me nende varjutuste perioodide ajal alati natuke rohkem siin erutunud oleme astroloogiliselt, et need ajapiirkonnad siis tegelikult kipuvad olema hästi olulise mõjuga üldse maailmas ka. Et väga paljud protsessid on toimumas või tulevad avalikuks. Just. Et praegugi hästi palju ju toimub, nagu me teame. Ja seekord see varjutuse puhul on veel see, et see varjutuse päike on Saturniga konjunktsioonis, mis toob esile sellise vastutuse, kohustused, struktuurimuutused, et see võib viidata siis mingisugusele näiteks läbimurdele, kus me peame võtma sellise küpsema ja vastutustundlikuma hoiaku ja samas on Uraaniga aspektis, küll positiivses aspektis, aga siiski Uraan viitab meil siis ootamatutele muutustele, mis võib olla natuke sellised šokeerivad, aga võib tuua ka selliseid väga häid võimalusi innovatsiooniks ja just uut moodi lähenemiseks. Ja väike Saturn seal koos muidugi võib näidata ka mingisuguseid karjäärimuudatusi või elustruktuuri
struktuuri puudutavaid olulisi otsuseid, mis on seotud siis selle uraani pakutava vabaduse või uuendusega. Et kui me võtamegi sellesama Neitsi ascendendi, mis on seekord ju väga-väga oluline, sest et tulebki 1. maia, kui teil on Neitsi ascendent, et tulebki siis 1. maia ja päike jääb siis 7. maia, mis tähendab siis seda, et see võim ja kontroll on suhete, partnerite või avaliku elu teemade käes. Et näiteks partner võib olla see, kes langetab otsuseid või kelle, ma ei tea, käitumine või tegutsemine mõjutab siis seda suunda. Ja võimalik on, et tegu on siin näiteks mingite ametlike lepingutega, kokkulepetega, mis mõjutab teie elu. Ja noh, riikide puhul ka, me teame, et praegu meil on ju käsil need kokkuleppe teemad, eks. Et ja võib-olla siis keegi teine, noh, kui teil on näiteks mingid kohtuasjad või mingid läbirääkimised, siis keegi teine kusagil ongi kohtunik, äripartner, ülemus, tema määrab selle tulemuse. Ja avaliku tähelepanu vaatest siis on võimalik, et me peame tegelema sellega, kuidas mind avalikult nähakse või milliseid suhteid ma nii-öelda peaksin hoidma. Et kuu varjutuse puhul on alati nii, et me tunneme, et me ei ole justkui täielikult me ei kontrolli oma elu. Et sündmused on sellised, mis siis kuidagi tulenevad teiste inimeste või väliste olude mõjul ja meie peame sellega lihtsalt kohanema. Mitte ei saa ise nii-öelda tingimusi seada. No seal on vist see vahe ka, et kas on et siis lõunasõlme või põhjasõlme varjutus, eks ole, et antud juhul on ta lõunasõlme varjutus. Ja seda ka kindlasti, et seda enam tuleb meil teistega arvestada, et lõunasõlme varjutused on alati meie, mitte mina. Just, et tuleb millestki nagu loobuda kellegi teise kasuks. Keegi teine otsustab või teisel on rohkem võimu, et see on alati tegelikult kuuvarjutuste pool niiviisi, et seal majas, kus on päike, seal on võim, öeldakse selle kohta. Ja muidugi need inimesed on ka hästi erilised, kes on sündinud näiteks kuuvarjutuse ajal. Ja absoluutselt, see on hoopis teine teema, et me täna sinna ei lähe. Muidu me jäämegi rääkima siia. Just, aga võib-olla praegu käimas olevatest sündmustest, et natuke sa vaatasid ka siin võib-olla mõju inimeste kaarte, et mis sealt välja tuleb? Et jaa, vaatasin, et Alar Karisel näiteks tuleb varjutus pinge aspekti tema Saturniga. Seega tema jaoks võib-olla on see järgnev pool aasta suhteliselt keeruline ja pingeline, just mis on seotud siis Saturni teemaga, mis on vastutus, struktuurid, piirangud. Kuna me ei tea täpselt tema sünnikellaega, siis me ei saa ka maju kahjuks vaadata, et meil jääb siit pool asja kohe nägemata, aga juba ainuüksi see fakt, et varjutus teeb Saturnile kvadraati, ütleb meile, et tal on vaja võib-olla siis kuna see ongi, et varjutus ju annab selle, et võim on kellegi teise käes. Ehk siis ta peab reageerima mingisugustele välistele sündmustele, tema ei saa need ise dikteerida ja Saturn esitab seaduseid, valitsuse struktuure, piiranguid, pikaajalisi kohustusi näiteks. Ja see, et ta on kvadraadis, see näitab, et siin on konflikt, siin on mingisugune vastasseis, mis nõuab raskeid otsuseid näiteks, paneb ta nii-öelda mingisuguse surve alla, vahet ei ole, on see seotud majandusega, seadusega, poliitiliste mingisuguste kriisidega. Et eks siis võib tal olla siin palju takistusi võib-olla oma nii-öelda nägemuste elluviimisel, sellepärast et kas süsteem või seadused ei lase tal seda muudatust teha või seda ellu viia. Ja loomulikult Saturni aspektid võivad näidata ka mingisuguseid olulisi pöördeid, struktuuri muudatusi, poliitilisi kriise,
Ehk siis tegelikult see kuuvarjutus toob välja kõik nurgad ja varjatud probleemideks, nii nagu me rääkisime, mis on siin siis Saturniga seotud, mis on siis pikaajalised mingid poliitika või mingisuguste valitsemise nii-öelda või juhtimise tagajärgedega. Et kui varasemalt on otsused olnud valed, siis nüüd tuleb aeg, kus nende tagajärgedega tuleb tegeleda, need tulevad välja, need tulevad avalikuks, eks. Ja kui on nii-öelda pühendutud varasemalt juba pikaajalistele strateegiatele ja tal on selline nii-öelda tugev toetus taga, siis võib olla lihtsalt, et tuleb kohustusi juurde, mis siis tegelikult võivad hoopiski tulevikus tema autoriteeti kindlustada. Saturn ei ole alati negatiivne, aga jah, selles mõttes, et ei tule midagi lihtsasti. Ja kuu esindab ju ka rahvast, avalikku arvamust, emotsioone ja Saturn on selline valitsuse struktuur, reeglid, piirangud. Et kuna need on siin omavahel pinges, siis siis võib-olla ongi, et rahvas on valitsusega, ei ole üldse rahul ja on seal pingeline suhe, eks. Rahvas tunneb, et meie õiguseid piiratakse või et valitsus ei vasta meie vajadustele. Et sealt omakorda võib siis tulla mingit kriitikat või rahutusi või siis tulebki mingeid ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta, kehtestada mingisuguseid piiranguid majanduses või võtta vastu uusi seaduseid, viia läbi uusi reforme, mis siis elanikkonda nii-öelda mõjutab. Et selles mõttes ei ole lihtne see järgnev poolaasta tema jaoks. Ja siin ongi, mis need nii-öelda negatiivsed pooled siin ongi see, et rahvas on rahulolematu ja võib-olla hakataksegi siin protestima, on vaja raskeid otsuseid vastu võtta, vajalikke otsuseid, on vaja võttagi mingeid piiravaid seaduseid vastu ja ongi ebapopulaarsed otsused, aga positiivsel juhul suudetakse siis näidatagi oma tugevust ja kohanemisvõimet ja sellist strateegilist mõtlemist, et siin on tegelikult võimalus tõestada oma juhtimisoskuseid, selline pikaajaline planeerimine ja tugevad sellised struktuursed reformid võivad aidata siin seda olukorda stabiliseerida, isegi kui alguses on nad sellised ebapopulaarsed need otsused, mida vastu võetakse. Ja kui siin suudetakse leida tasakaal selle rahvavajaduse ja valitsuse nii-öelda piirangute vahel, siis võib siit ka pikaajaline edu tulla, eks. Ja, sa räägid muidugi peaministrist ka kohe, aga see varjutus puudutab väga otseselt ka Eesti taasiseseisvumise kaarti. Just selle Marsi tõttu, millest me ka oleme siin rääkinud, et kindlasti see on Eesti jaoks oluline varjutus. Et puudutab ta nii presidenti kui ka peaministrit, nii et mida me sealt siis näeme? Vaatasin peaministri kaarti ka, et jällegi kahjuks ei ole meil kellaaega, millest on muidugi väga kahju. Saaks kohe palju rohkem infot sealt, aga on nagu ta on. Ja siin on samamoodi, et varjutus puudutab Saturni ja Päikest. Küll Saturni teeb positiivset aspekti ja Päikesele ka, aga teeb pinge aspekti Jupiterile. Ja see, et on positiivses aspektis siis Saturnile, võib tähendada siin, et siin on ikkagi võimalus oma sellist võimu või autoriteeti kindlustada, kui tegutsetakse targalt ja vastutustundlikult. Mingisugune uus poliitiline strateegia võib siin olla, kus nii-öelda püüab taastada oma usaldust, tugevdada oma positsiooni, tõestada, et ma suudan ikkagi valitseda. Ja kui ta suudab teha praktilisi realistlikke otsuseid, siis sekstiil võib anda talle võimaluse stabiliseerida oma positsiooni ja ehitada nii-öelda uus tugevam, ma ei tea, valitsuskoalitsioon, eks ju, et see on ka ju praegu sellise talle jalgade peal. Et
et kui ta jätkab muidugi sellist käitumist, nagu siiani on olnud, siis jah, see võib näidata seda, et ma olen küll tugev, aga muutun nii-öelda järjest rohkem nagu isoleerituks, et võib näidata isolatsiooni. Ja see, et Jupiterile pinge on, võib näidata, et siin on mingid tagajärjed tema varasematele otsustele, et ongi rahva pahameel ja selline võib siis jõuda siin sellisesse kriitilisse punkti, et Jupiter on seotud ju majanduse ja poliitilise laienemisega ja siin võib näidata seda, et ma pean tegema mingeid suuri majanduspoliitilisi korrigeerimisi või tegelema järsult muutunud poliitilise sellise dünaamikaga. Ja võib näidata ka, et selline maksupoliitika tagajärjed hakkavad siin siis avalduma. Jällegi rahva pahameel võib suureneda ja kui ei kohaneta uute kordadega ja ei tehta midagi selleks, et taastada majanduslikku tasakaalu, siis see aspekt võib näidata ka, et see tema juhtimine nii-öelda muutub järjest ebapopulaarsemaks ja võib tuua ka täiesti sellist nii-öelda poliitilist kriisi. Ehk siis kui me räägime sellistest positiivsetmatest pooltest, kui võetakse kuulda siin kriitikat, tehakse maksupoliitikas või majanduspoliitikas siis muutuseid, mis rahustab avalikkust, tullakse välja mingisuguse uue strateegiaga, kuidas oma positsiooni siin siis tugevdada, ma ei tea, uus koalitsioon või mingisugused reformid valitsuses, see aitab siin. Ja kui ta tõestab, et on võimeline ikkagi juhtima ka keerulises olukorras, siis kasutab seda Saturni distsipliini ja vastutust nagu positiivselt ja enda kasuks. Ehk siis suudab säilitada oma positsiooni sellisel juhul ja leiab võib-olla uusi toetajaidki, aga kui kasutatakse negatiivselt, jätkatakse sellist maksu- ja majanduspoliitikat, mis tekitab siis rahvas ikkagi veel suuremat nii-öelda vastuseisu, ei leita uusi poliitilisi liitlaseid, siis jäädakse lõpuks ikkagi vähemusse või kaotatakse täiesti selline poliitiline toetus, on ju. Et see Jupiteri pinge võib siin viidata sellele, et sellised tema poliitilised ambitsioonid lähevad liiga suureks, ütleme siis nii, ja see viib siis ebaõnnestumiseni. Et see võib tulla ka siis jällegi see umbusaldushääletust ja sellist sunnitud tagasiastumist, on ju. Et selles mõttes saab seda seisu mitmeti kasutada, siin on positiivseid võimalusi ka. Nii et kõik sõltub temast. No jah, eks need seisud on tegelikult juba võib-olla realiseerumas, eks ole, et nii nagu me eelmises kohvijutus ju rääkisime, et valitsuses võib tulla muudatusi, nii ta siis läks ka, eks ole, et visati ju sotsid välja ja nüüd siis põhimõtteliselt moodustatakse uus koalitsioon Eesti ja Reformi vahel ja minu arust vist tehakse täitsa uus koalitsioonileping, nii et uued eesmärgid. Okay. Või vähemasti sinnapoole liigutakse, et siis jah, see ongi see, et tuleb nüüd võtta uuesti vastutus. No väga tore, väga hea. Nüüd rõõm kuulda. Vaatasin mina siis seda USA presidenti, et see on meil ka selline oluline teema. Mis siis temal see varjutus näitas? Tuleb teise maja tippu, see varjutus 2.8, siis päikene 8. tipul. Kuu teises majas on seotud majandusega, rahvusliku turvalisusega, üldse riigi rahanduspoliitikaga, päike 8. jällegi valitsuse selline võim, finantssüsteemide kontroll, poliitilised manipulatsioonid ka ja sügavad muudatused. Ja võib siis viidata sellele, et tema fookus on rahal, majandusel, maksusüsteemi ja valitsuse rahastamine ja selline võimujaotus riigis. Et võimalik, et siis valitsuse rahanduse või majanduspoliitika on siin siis ka jällegi tugeva kriitikal, maksusüsteemi reformid või rahvusvahelised majanduskokkulepped võivad moodustada või põhjustada siis sellist mingisugust, ma ei tea, reaktsiooni
ja päike teeb talle kvadraati 10. majja, mis on avalik maine, juhtimine ja selline poliitiline positsioon ja Põhjasõlmele 10. majas ka, üldse sõlmedele siis. Et no 10. maja on alati siis selline poliitiline staatus ja avalik kuvand ja kuna siin on pingi aspekt, siis noh, on küsimus, et kas ta siis suudab oma võimu kindlustada või kaotab siis suure osa oma mõjust. Et sellised päiksed kvadraadid viitavad ikkagi survele ja konfliktile tema autoriteedi osas ja võib olla selline poliitiline kriis siin ja noh, kui ta teeb valesid samme või nii, et see võib viia siin mingisugusele langusele. Ja Kuu ja lõunasõlm on siis kvadraadis tal siis selle varjutusega 4. majas, mis ongi sisepoliitika, rahva arvamus, üldse kodumaa nii-öelda. Et seal on siis rahva seisukohad, kodumaa nii-öelda poliitika, riigi sisemine stabiilsus. Kuna see on pinges, siis see võib viidata siin kodumaa nii-öelda kriisile või poliitilisele vastuseisule rahvaga. Et rahva rahulolematus võib suureneda ja toob kaasa siis mingisuguseid poliitilisi liikumisi tema vastu või proteste. Ja et see tema selline juhtimisstiil võib tunduda liiga radikaalne ja rahvale see ei meeldi. Aga see on siis Saturniga sekstiilis ja Veenusega ka sekstiilis 11. maia, mis on seadusandlik selline toetus, poliitilised liitlased, mingid mõjuvõimsad grupid, et tal on ikkagi siin mingisugune tugev toetus mingisuguselt poliitiliselt grupilt või seadusandjatelt, parteidelt ja Veenusele siis ma saan raha või poliitilist toetust oluliselt ärigrupilt või annetajalt, eks. Need on ka välisliitlased tegelikult, kõik liitlased, ehk siis ka NATO, kui me mõtleme niimoodi ja teised riigid. Jah. Et siin on võimalus teha siis teatud strateegilisi liite, mis aitavad tal seda võimu säilitada. Ja Uraan teeb sekstiili varjutusele ja trigooni MC-le, mis on siis avalik positsioon, maine, karjäär. Noh, Uraan on ootamatud muutused, et tuleb mingisugune äkiline pööre näiteks ja MC-le, võib olla kasulik tema sellele avalikule kuvandile, eks. Et tuleb sellises ootamatus vormis, näiteks läbi poliitilise riski või hästi selliste strateegiliste manöövrite. See Uraan on tal seal muidugi MC-l juba mitu korda käinud, et me ju mäletame väga hästi, kui suvel siin valimiskampaania käigus tema siis väga napilt kuuli tabamuse kõrva sai, et kas praegu on taas oht tema tervisele ka või see on pigem möödas? No jaa, et see Uraan on seotud selle varjutusega. Kui seal midagigi on, siis see varjutus toob selle päevapalgele nüüd. Kuna see on hästi aspekteeritud, siis on siin jälle see, et midagi võib toimuda, aga lõpeb hästi, ütleme siis niiviisi. Jaa, aga eks ta on selline väga ekstsentriline ka, eks ole, et praegu maailm on vaata, et iga tema väljaütlemise või sellise otsuse peale jällegi pöördes saadetud, et eks me sealt kuuleme jah, nii üht kui teist, eks ole. Et vägagi raputab mitte ainult USA sisepoliitikat, vaid ka kogu maailma. Nii nagu me ütlesime, et see on uus ajastu. Just. Ja see päike on meil Saturniga konjunktsioonis, eks sellel varjutusel ja tema 8. maja tipul, et siis see kontroll ja võimu kindlustamine võib-olla või piirangud või raskused siis seal. Et kas poliitiline võim on siis tugevnemas või teda piiratakse tugevalt läbi regulatsioonide, seaduste või institutsioonide. Ja või siis, ma ei tea, juriidilised probleemid. Aga kui ta kasutab seda Saturni seal nii-öelda strateegiliselt, siis see võib hoopiski aidata tal oma positsiooni tugevdada, tõestada, et ma suudan keerulistes oludes hakkama saada.
nii et jällegi on siin palju võimalusi, sõltub sellest, kuidas ta neid kasutab. Et halvim on see, et ongi majanduslangus ja poliitiline kriis ja skandaalid või mingid poliitilised otsused, mis kahjustavad tema mainet ja poliitilised liitlased ongi tema vastu ja ma ei tea, ka umbusalduse hääletus on ju, et rahvaviha ja massilised protestid ja see muudab siis tema positsiooni ebastabiilseks või siis ta suudab hoopiski tugevdada oma võimu läbi uute majanduspoliitiliste otsuste, strateegilise juhtimise, teeb mingi ootamatu poliitilise sammu, mis muudab avalikkuse arvamuse tema kasuks. Et see Uraan-Saturn annavad talle ikkagi võimalust siin luua tugev positiivne poliitiline selline struktuur, mis siis kindlustab tema positsiooni. No jah, eks ta on vägagi strateegiline tegelikult selles kaoses on ikkagi oma strateegia sees, mis küll paistab küll sellise kaosena, aga tal endal on väga selge siht, ilmselgelt. Ta on küll öelnud välja, et majanduslangus võib olla täiesti võimalik, selle strateegia osa, mida ta siis läbi tariifide rakendab. Selle väljaütlemise peale Ameerika aktsiaturud läksid vägagi punasesse, sest et kõik kardavad nüüd, et tuleb majanduslangus. Aga jah, praeguse muidugi seisu järgi inflatsioon on ka hakanud väga tõsiselt pidurduma tegelikult ja mulle tundub, et ühel hetkel ikkagi ka hakatakse USA-s intressi edasi langetama sellel aastal, et see on ikkagi üks tees, mis mul on praegu veel jõus, et eks me siis vaatame, kuhu see Trumpi poliitika selle USA majanduse viib, et seal on võimalik jah, lühiajaline majanduslangus ka. No, vähemasti tehniliselt siis, jah. Aga siiski jah, tööturg on väga heal tasemel, nii et seal ei ole väga praegu märke, mis viitaks sellele, et oleks väga suuri probleeme. Nii et eks need pigem on see hirm ja teadmatus see, mis selle kõigega kaasas käib. Et nagu sa ütlesid, et eks ta peab oma strateegiat ellu viima ja ta on väga suure võimuga, nii nagu see ametisse astumise kaart ju meile ütles, et Pluto päikse konjunktsioon, see on ikka meeletu võim. Ja, absoluutselt. Et seda päris kindlasti ja, et ja meie selline päevakajaline teema on ju ka see, et kas nüüd Ukraina vaherahu tuleb või ei tule, eks? No jah, täna oli siis uudistest nii palju jäi mulle silma, et Putin ka siis andis natukene või võttis sõna sellel teemal, et ilmselgelt on Venemaa kavatsus või ootus ikkagi see, et NATO tema piiri äärest oleks võimalikult kaugel. Ja ilmselt on see seotud ka, tema nõudmised seotud sellega ühest küljest. Mis puudutab ju tegelikult Eestit ka, meie julgeolekut ja kõike muus. Et jah, arusaadavalt. Et ega see läbirääkimine lihtne ei ole. Jaa, et ongi ju Eesti kaardil tuligi 4. maia, mis on riigipiirid ja marsi peale, mis on sõjavägi, et seal võibki olla mingid sellised muutuseid, nagu me ka rääkisime tegelikult kuu kokkuvõttes juba. Kõige hullem on see, kui tehakse Eesti jaoks nii-öelda tagaselja otsus, et siis lõppkokkuvõttes me ikkagi kaotame. Et miks see teema praegu tuli nüüd uuesti esile, me tõime selle välja eelmise aasta kevadel, kui me tegime kohvijutte ja rääkisime sellest sõjateemast. Ja seal olid sarnased seisud siis selle Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisega. Just praegu, nüüd täna 13. märts, me tõime selle kuupäeva tol ajal välja. Eelmine aasta. Et seal võivad olla mingisugused sellised võimalikud kokkulepped, mida võib-olla avalikkusele ei teavitata või isegi mitte riigijuhtidele mitte. Et võib ka nii olla. No seda on üldse ju palju tulnud välja, kui me mõtleme oma kohvijuttude peale, et ma olen sellest nii palju rääkinud, et siin tehakse midagi tagaselja, et
millest te räägite? No Eesti kaartki räägib sellest jah, juba pikemalt oleme sellele peatunud jah. Et see on kõige suurem oht jah, et tehakse mingid otsused meist sõltumata ja hiljem ei ole meil midagi teha, et me oleme väga väike mängija selles suures mängus seal. Ja üldse märts tuli meil ju oluline, sellest ma olen ka nii palju rääkinud, et Eesti jaoks on märts oluline. Sellest me oleme väga palju rääkinud. Aga kui vaadata nüüd selle Trumpi selle koha pealt, et kas siit tuleb mingisugune kokkulepe või ei tule või mis tema kaart siis või mis see kuuvarjutus nagu tema kaardil selles vaates võib näidata, on see, et kuna tema varjutus on teine 8. maja teljel, siis see näitab, et ta keskendub tegelikult ise majanduslikele või rahanduslikele kokkulepetele. Ja kui ta nüüd suudab, ma ei tea, mõjutada Euroopa Liitu või NATO-t võtma vastu ikkagi rahuleppe, siis loomulikult võib siit tulla püsiv leppe, aga kui Euroopa Liit keeldub lepetest ja suurendab siin sõjalist toetust Ukrainale, siis Trump võib leida ennast sellisest natukene geopoliitilisest konfliktist võib-olla Euroopa Liiduga. Ja ma ei tea, sõjalist toetust ka veel Euroopa Liit siin suurendab ju, et see võib ka takistada tema sellist diplomaatilist eesmärki või et siis võib-olla see ikkagi lühiajaline. No tegelikult see on ilmselt ikkagi praegu vastupidi, et ta on Euroopat natukene raputanud oma selle nii-öelda tegelikult avalikkusele tundunud ebaõnnestunud Zelenski ja Trumpi kohtumisele, aga see ongi tegelikult tema eesmärk ju olnud, kui me niimoodi mõtleme, et ta on pidevalt ju välja öelnud, et ta soovib, et NATO liikmed suurendaksid oma panust. Et väga paljud riigid ei ole ka seda 2% eesmärki nii-öelda täitnud seal SKP-st, eks ole, et peale seda nii-öelda ebaõnnestunud kohtumist siis hakkas ju Euroopa väga aktiivselt sellega tegelema. Ja nüüd asjad liiguvad justkui nagu õiges suunas ja praegu on see retoorika ikkagi väga palju muutunud ka Trumpi poolt. Nii et selles mõttes ei ole nagu asi hull, aga ta raputab kogu maailma niimoodi, et selleks, et asjad liikuma saaks, tuleb vahepeal seda sipelgapesa natukene torkida, siis hakkab jälle liikuma. Et see on tema selline taktika tundub, jah. No ja Putini kaarti ka vaatasin, see kuuvarjutus tuleb tal 11.5. maja teljele täpselt nii nagu ka tegelikult Ukraina presidendil on ühtemoodi need majatipud on need samad. Et me oleme sellest varem ka rääkinud. Ja päiksevajutus tuleb tal ka. Ta praegu on päikse peal ja siis tuleb opositsiooni päikesega, eks. Et see näitab ka tegelikult sellist poliitilist või sõjalist pöördepunkti tema jaoks. Ja tegelikult võib ta seda nii-öelda vaherahu ka ära kasutada oma kasuks. Et kui ta nagu tunneb, et see kuidagi seda nõrkust, siis see võib viia tegelikult hoopis uue mingisuguse eskalatsioonini. Et kui ta ei saa ikkagi piisavalt sellist julgeoleku garantiid, siis ta võib kasutada seda vaherahu lihtsalt viivitustaktikana, et valmistada siis uueks sõjaliseks operatsiooniks näiteks. Et Nii võib olla küll, kuigi tema ütles välja seda just vastupidi Ukraina kohta, et Ukraina ei kasutaks seda vaherahu hetke uute siis võib-olla positsioonide seadmiseks seal, aga selles mõttes jah, või varude täiendamiseks, aga eks igaüks mõtleb enda ameta otsast ikka, et eks tal endal võib-olla samad plaanid. Aga anyway, ega see konflikt ei ole kuigi meeldiv, et kui talle tehakse liiga palju järeleandmisi, siis ta sellest ainult saab indu juurde. Ja kui talle ei tulda vastu, siis see konflikt ilmselt jätkub. Et ega seal mingit mõistlikku kokkulepet praegu ju ei paista.
kui just seal teatud riikidest sõltumata need otsused tehakse. Võib-olla siis. Ja mis seal veel oli Venemaa presidendil? Ma ei mäletagi täpselt enam. Ühesõnaga, selle Zelenskil on samamoodi tegelikult samade majade tippudel, nagu on siis Venemaa presidendil. Et 11 või 5 maja tegelikult on jällegi see liitlased, eks? No just liidud ja liitlased, et mingisugune kokkulepe sealt võib ju tulla selles mõttes, et aga ta on ju opositsioon, täiskuu on opositsioon. Et võib ka olla, et ei saada kokkuleppele selles suhtes. Jaa. Vaata seal, kus on kuu, seal ei ole tegelikult võimu, et 5. maja tipul on võim, eks? 5. majas on nii-öelda võim. No siit on näha jah, et see kuuvarjutus tuleb siis 11. tippu. Just, tulebki 11. tippu ja päike on 5. tipul. Ja tal oli ka vist kuu siis kvadraadis Marsiga teise majja, eks? No täpselt jah, et kogu see varjutus on ju kvadraadis tema Marsiga ja lisaks on tal Marss veel Uraani peal siin. Just. 9. majas. Just, jah. Et see, et 11 maja, varjutus 11. majas tegelikult ju mõjutab rahvast, avalikku arvamust, rahvusvaheliseid suhteid, liitlasi on ju 6. selle varjutuse kuu siis on Trigoonist seal Uraaniga 7. majja. Jah. Sealt tulevad mingid ootamatud suured muutused, mis on liitlastega seotud, uued diplomaatilised suunad, sõjalised kokkulepped, eks. Samas kuu on kvadraadis Marsiga teise majja, viitab hästi tugevale majanduslikule konfliktile, mis võib olla seotud siis mingisuguse rahvusvahelise sanktsiooni, sõjaliste kulutuste, millega iganes. Ja Marss... seegi on läbi käinud, et kui kokkulepet ei tule, USA on ähvardanud siis Venemaad väga tugevate sanktsioonidega taas. Majanduslike sanktsioonidega siis just. Et see Marsi kvadraat võib olla ka selline sisemine rahutus on ju, eriti mis on seotud rahva majandusliku olukorraga. Ja siit tuleb jah see, et sanktsioonid, inflatsioon, majanduspoliitika, et need põhjustavad rahva seas võib-olla kasvavad pinged siis. Ja päiksevarjutus on ju meil, päikene on siis koos Saturniga seal 5. maja tipul. Ja päiksevarjutus tuleb tal ka sinna 5. majja märtsi lõpuseks. Et fookuses on siis selline riigi kuvand, ideoloogia, ma ei tea, presidendi isiklik võim. Ja Saturn seal ütleb, et ma pean võimu kindlustama ja kontrolli tugevdama ja võib-olla uusi seaduseid vastu võtma ja siis on sekstiilis Uraaniga siis see teiselt poolt see varjutus. See toimub ainult siis, kui ma nutikalt ja strateegiliselt mõtlen. Ja võib-olla kasutab ka siis selliseid ootamatuid manöövereid, et kindlustada oma võimu ja geopoliitilist positsiooni. Ja ma ei tea, teeb siit mingisuguse sellise sammu, mis tugevdab tema kontrolli. Aga see on väga ootamatu ja aga pigem on siis rahaline mure, teise majja pinge Marsile. No jah, need seisus on üsnagi keerulised ja siit võib tulla nii mõndagi veel ebameeldivat järgneva nädala 2 jooksul. Et praegu hoiame silmad lahti ja mõtleme, mis maailmas toimuma hakkab, et siit võib tulla päris palju ootamatut, mida me enne ei osanud näha või oli varjul. Ja tal oli lõunasõlm ka ACMC Midpointiga, seal vist ei ole neid seal peal, aga see näitab ka mingit sellist väga saatuslikku hetke tema poliitilises karjääris. Ja siin on vaja teha väga suur otsus, mis määrab, kas ta siis
jääb oma positsioonile üldse või hakatakse tema võimu piirama. Ja mingid sellised, kuna see on lõunasõim, siis varasemad otsused, poliitilised otsused hakkavad nüüd oma sellist mõju avaldama. Ja need on kas siis väga keerulised või väga soodsad, eks. Sõltub sellest, kui head otsused olid. Et jah, siin on pigem sellist majanduslikke sisepoliitilisi probleeme tema kaardist näha ja väga selliseid ootamatuid sündmuseid, on see siis poliitiline või sõjaline, midagi, mis muudab mängu. Ja siis on meil Ukraina. Ukraina president. Temal muidugi jah, selliseid pingeid sinna Marsile ei ole, aga temal on siis pinged Jupiteriga siin sellel kuu varjutusel ja 8. mai. No jällegi tegelikult on 8. mai on rahuaegs, et see võib tähendada seda, et piiratakse siis neid toetuseid või neid selliseid siin on, et USA enam ei anna nii palju nii-öelda relvasid ja midagi sellist, on ju. Et see selline toetus läheb väiksemaks, ütleme siis niiviisi. No jah, siin varjutuse kaardis on isegi see retroveenus on ka tal täpselt lõunasõlme peal, et ta ikkagi peab millestki loobuma, tundub. Et on need siis rahalised toetused või on see seotud siis ka ma ei tea, selle riigi mingisuguse rahalise olukorraga või lausa maaga või riigipiiriga, eks ole. Et siin väga palju mingeid selliseid olulisi aspekte rohkem ei ole, et ma arvan, et see on pigem jah sellega seotud, et piiratakse siis neid vahendeid. Ehk siis see toetus läheb väiksemaks. Ja siis tuleb kuidagi hakkama saada ja see võib-olla survestab ka siis seda nii-öelda rahu kokkulepet sellega siis nõustuma, eks. Jah, no sa vist ei ole seda Zelenski kaarti selles mõttes nii palju siin analüüsinud, et tal on ju tulemas ka Plutose ja Päikse peale, Päikse Veenuse peale tegelikult. Mitte nüüd kohe, aga see on hästi pikk transiit, aga ta on kindlasti juba seal mõjualas, eks ole. Et mida see võib iseenesest tähendada, see on ju väga suur transformatsioon. Ja absoluutselt. Et Pluto Päikse peal on ainult üks kord elus ja see lõpetab kõik selle ära, mida ta ei vaja. Vaat ei ole siis, kas ma ise nii-öelda arvan, et on vaja või ei ole vaja. Et see lihtsalt lõpetatakse ära. Et sealt tuleb väga suur sügav muutus, päris kindlasti. Jah. Kas ta nüüd jääb sinna presidendiks või mitte, see on nüüd ka omaette küsimus, et teda on muidugi juba selles survestatud, aga eks me siis näe. Tema enda seisukoht on see, et kui Ukrainale lubatakse NATO-ga liitumist, siis tema astub tagasi. Aga seda ilmselgelt ei juhtu, vähemasti praeguse väljavaate järgi. Nii, aga on meil veel midagi siia täna lisada või tõmbame selle otsa kokku praegu? Et ma arvan, et me tänaseks lõpetame, küll aga on plaanis teha mul veel teine osa, kus ma võib-olla räägin rohkem isiklikke seise ja majasid ja siis planeetidest. Et aga jaa, sellest Ukraina kaardist veel, et siin tuleb jah sellist
suured finantsilised muutused sõjaliste ressurssidega seotud, seda tahtsin enne öelda. Et see põhjustab konflikte. jah, seesama rahaline toetus ikkagi, et Just. ega siin see on see, mis sealt 8. maja seisust välja tuleb, jah. Et see sõjaline rahastus ja relvaabi, eks. Et ilmselt jääb see oodatust väiksemaks. Aga mul on taas hea meel tänada kõiki, kes meid toetanud on ja kes meile ka kohvi ostnud on, et siin hilistel tundidel jõuaksime taas seda sisu teile pakkuda. Ja tulge ja liituge meie kommuuniga ka, et YouTube'is siis meie väike kogukond on ja läbi selle saate meid siis ka rohkem toetada ja me pakume vastu jällegi täiendavat sisu. Et selle teise osa me ilmselt panemegi siis sinna. Jah, et kui soovite siis täiendavat sisu, mida kõik võib-olla ei saa, siis tulge ja liituge meie kommuuniga YouTube'is. Aga meie taas täname ja kohtume jälle uutes kohvijuttudes. Kõike head teile! Ja, minu poolt samuti kõike head ja püsige terved!